Tere kõigile, mina olen Karol. Tere kõigile, mina olen Jürgen. Tere tulemast meie väike teatrijutud seeria, mis tavaliselt leiab aset teatrikohvikus, keldris, siis suure nõudluse tõttu oleme täna siin saalis. Ja eks on meil ka väikene juubel, nimelt see teatriõhtu toimub 15. korda. Aga arvatavasti edaspidi oleme jälle keldris, et see on nii-öelda suve eri siis. Ja muidugi eks selle eriliseks teeb ka selle, et meil on külaline, kes on pärit ju Saaremaalt. Karol Kuntsel! Jah, tervist! Tere! Ma alustan nii, nagu ma ikka tavaliselt alustan, et tegin väikese CV sulle. Et loen selle ette, siis me saame kõik aru, kes Karol on. Kellega on tegu? Kellega on tegu, jah. Et Karol Kuntsel, sündinud 21. augustil 1979, mis tähendab, et vähem kui kuu aja pärast saad oma 46. sünnipäeva pidada. Tõsi. Nii. Lõpetasid 94. aastal Orissaare keskkooli, aga põhikooli osa. Jah. 97 lõpetasid Kuressaare gümnaasiumi. Ja siis 98 kuni 2002 õppis Karol lavakunstikoolis 20. lennus. Oota, midagi on sassis vahepeal. Juba on sassis või? Ma õppisin vahepeal pedagoogika ülikoolis ka 1 aasta. Jah, raadiorežiid. Raadiorežiid, just nimelt. Olgu, see ka vahele. Siis 2002, kui sa lõpetasid, läksid kohe tööle Ugala teatrisse ja 2010 Vanemuise teatrisse. Ja nüüd, kui jätta vahele see pedagoogikaülikool, kus sa raadiorežiid õppisid, siis jäi veel midagi olulist ütlemata. Vist sai öeldud kõik. Sai öeldud kõik? Jah. No väga hea. Aga lähmegi siis kohe lapsepõlve juurde. Üks asi veel, et kui nüüd keegi tahab väga piinlikkust tunda, siis ta võib oma telefoni hääle peale jätta. Aga üldiselt võiks panna selle hääletuks või lennurežiimile ja kui tahate pilte või videot teha, siis see on lubatud. Ja pärast vestlusõhtut Karol oli lahke, lubab teha ka fännipilte. On ju? Kui on soovi. Kui on soovi. Et see ei ole kohustus. Mingit kohustust ei ole. Jürgen lihtsalt küsis, kas ma olen nõus. Kõik on teatri kõrval, enne ära ei saa, kui on Karoliga pilte tehtud. Enne, et mina tahan teiega pilti teha. Et kõik oleks teada, kes siin käisid. Hästi, aga lähme kohe selle nooruspõlve juurde, et kas Orissaares oli tore üles kasvada? Oli sul ilus lapsepõlv? Väga tore, et ma ju kasvasin üles talus, et loodus ümberringi, loomad, rohimine, meri, heinategu, et kõik selline, mulle tundub, et ma olen just see aastakäik, kes sai veel rehaga lihtsalt loogu võtta, selline viimane võimalus oli see. Siis tulid moodsamad vahendid. Siis tulid juba moodsamad vahendid, tulid igasugused abimasinad Rootsist ja talunikele. Et aga ikkagi, sai lakaleinad tallutud suvel ja enne ei saanud ujuma minna, kui kõik oli tehtud ja pikad peedivaod olid rohitud ja et selline maalapselu. Et suvi oli ikkagi töine periood siis, jah? Et puhkust nagu väga ei olnud? Oli nii tööd kui siis pärast puhkust ka. Ja vanemad olidki sul siis põlluharijad? Vanemad, talupidajad tegelikult, et nad töötasid kolhoosis ka, et tema oli vist alguses dispetšer Orissaare kolhoosis, siis ta oli veel kassapidaja hiljem vist ja isa oli Silli peal sõitis, oli autojuht alguses ja siis hiljem oli Orinõmme laudas karjak. Nii et seal ma olen ka päris palju aega veetnud oma elust. Aga suguvõsas on teatriinimesi ka või kus teatripisik sind nakatas? Teatriinimesi, näitlejaid vist ikkagi ei ole. Aga isa mul töötas kunagi Draamateatris lavamehena. Et kui me veel Tallinnas, enne minu sündi tegelikult oli see, et ma olin Tallinnas sündinud tegelikult. Et ma olin vist 3. või kui me kolisime Orissaare lähedale. Aga esimesed teatrikogemused näitlejana tulid juba sul varajases nooruses? Lasteaias. Lasteaias? Keda mängisid? Ma mängisin Jussikest. Peaosas kohe? Jah, et ma olin selline väike pisikene blond poiss ja siis
sobisin hästi selle Jussikese rolli, et kõige esimene roll oli ikkagi, me tegime lasteaias, tegime Kakukese näitemängu ja ma olin Taat seal. Jah, mul mingi pilt on sellest ülesastumisest. Et siis lasteaias olid nagu kõige mehelikum või vanem, et sa ei tahtnud mängida. Ma ei tea, kuidas see valik niimoodi läks, aga jah. Aga see Jussik oli juba ikkagi selline peaosa. Tummisem roll. Ja hiljem koolis Orissaares oli raamatukogus oli üks hästi tore raamatukogu hoidja Elna Ots ja meie klass kuidagi temaga me tegime mingisugust lõiku näitemängust, kus ma olin üks lohepea. Ja see oli väga-väga tore, oli seal raamatukogus käia Elna juures ja et ma käisin tihtipeale kooli seal niimoodi istumas ja aega viitmas. No küsisin Piret Rauga käest hoopis teistpidi, hakkasin lähenema, et kuidas sa sinna Viljandi Ugala teatrisse, et kuidas ta mäletab sind. Aga siis tema ütles, et no Karol oli ju lapsstaar. Et sa juba ju päris noore poisina olid ka ETV siis lastesaates Mina ja Emil. Üks telelavastus oli, jah. Telelavastus, jah. Emili sõber. Emili sõber, aha. Et jah, oli, mul ema räägib seda niimoodi, et ma ise mäletan ka, et ETV-s oli see üleskutse, et otsitakse nii ja nii vana poissi sinna. Vanas olid siis? Äkki 10 või 9-10. Jussik oli tehtud juba selleks ajaks. ja siis, et toimub selline proovi esinemine ja siis, et ma olla emale öelnud, et me peame minema sinna. Ja sõitsite Tallinnasse kohale? Siis sõitsime Tallinnasse ja siis lõpuks läkski niimoodi, et ma mängisin seal, jah, selles telelavastuses. Mis sa seal castingul siis tegema pidid, on sul meeles ka või? Ma ei mäleta. Ilmselt ka lugema midagi või laulma või jah, ma täpselt ei mäleta seda. Ja siis... Aga huvitav on see või tore, et seda telelavastust selle režissöör oli Karin Nurm, kes kunagi hiljem, kui me pärast kooli tegime seda lastesaadet, siis tema oli ka seal režissöör. Et nagu vana tuttav. Nii et selline väike kaar sealt. Aga kuidas siis oli nii noore poisin seda teha, et kuidas üldse välja nägi? Läksid siis Tallinnasse ja olid võtted professionaalsete näitlejatega? Jah. Anne Veesaar mängis minu ema. Reinoja oli kasuisa, paha kasuisa. Ja Felix Kark mängis härra Lindu. Temaga oli mul kõige rohkem vist mängida. Ja huvitav, sellega on see, et huvitav, et mõni aasta tagasi tuli Liina Kersna minu juurde ja ütles, et mina oleks ääre pealt mänginud sinuga koos sellesse, see oli üks tüdruku osa ka ja ta oli viimane, kes välja langes. Oli, et ta oleks mänginud võib-olla ka seal minuga koos. No väga äge. Tead, mina ise sattusin ka juba päris noorena näitlema Rakvere teatris, sain laste etendustes kaasa mängida ja siis mul oli nagu see, et ma nagu kõige rohkem nautisin neid vabu hetki, et mis oli proovida vaba hetk, et istusin seal suitsuruumis ja kuulasin, mida näitlejad räägivad ja ma arvan, et ma olin umbes sama vana, võib-olla natukene vanem, ja mul nagu oli sealt see tunne tekkis, et ma pean näitlejaks saama, siin on nii tore ja nii vahva, et kas sul sellest perioodist on ka nagu mingid eredamaid mälestusi? Selles suhtes ma ei saa vist öelda seda, et mul seal olles tekkis see tunne, et ma tahan väga näitlejaks saada. Et eredaid mälestusi on seal, mälestusin küll sellest, et kuidas me kuskile välja nii-öelda väljaspool Tallinnat võtetel käisime aga mul on selline tunne, et see mingi pisik on isegi varem, oli juba ikkagi, ilmselt kui ma sinna tahtsin minna, et see mingi näitlemise pisik oli varem sees juba. No nagu Piret ütles, et olid ikkagi staar, eks ole, et siis olid kooli peal kõige popim poiss ja või kuidagi mõjutas see sinu siis? Tead, sellega on ikkagi
nii, et ega ennast on nagu harjumatu vaadata. Siiani? Noh, nüüd on juba lihtsam. Nüüd oled juba harjunud ikkagi vist sellega, et kuidas sinu hääl või mingi kõla või välimus on, et aga siis ei olnud neid telefone, kus sa kogu aeg saad tagasisidet, milline ma siis, milline ma olen, eks ju, et kui see tuli telekast, et ega see ei olnud kõige mugavam võib-olla seda vaadata. Et see alati on isegi tegelikult praegu, et kui kusagil mängid kas sarjas või mis võetakse linti, eks ju, et kui sa pärast näed, siis natuke see sinu enda kujutlus on ikkagi teissugune kui see lõpptulemus. Et see oli veidike ikkagi ebamugav, oli see, et see selline tähelepanu, et sellega võib-olla ei oska ju arvestada, eks ju, seda tehes. Laps eriti. Mina, kui ma vaatan endale asju ekraani peal, siis ma alati tunnen, et ma mõtlesin, et ma mängin palju paremini. Ma mäletan, me tegime kunagi Ugalas, tegime Oleg Titoviga, tegime tantsuetendust Libahunt. Ja mina olin seal kordepaletis, külarahvast tantsisin, seal olid solistid ka, aga siis proovid olid väga-väga intensiivsed ja sellised, lõpuks pärast 2 kuud mul hakkas tunduma, nüüd tuleb. Nüüd ma juba tantsin. Ja siis Oleg tegi selle vea, et kontrolletendus võeti videolindi peale ja ta tahtis veel näidata, et vaat siin ja seal siis ja siis need liigutused, mis minu kujutluses olid sellised nagu ilusad tantsija liigutused, need nägid seal video peal väljas, et ei tohi vaadata, et see jääb tuju ära. Võib-olla küll, jah. Aga lähme nüüd lapsepõlve tagasi, ja siis tulid Kuressaarde, läksid siin gümnaasiumisse, siin tegid kooliteatrit ka või? Tegin natuke kooliteatrit siin ka, jah. Marit Tarkin oli meil selline väga... No siiamaani on ta vist, eks ole? Ta on nüüd isegi direktor vist, äkki nooruse kooli direktor. Et temaga koos, jah, sai näiteringis kaasa tehtud, aga mitte ka kohe. Et eks, tuled maalt gümnaasiumisse natuke ikkagi kohaned ja ma olin aasta vahepeal ära ka. Jah, Saksamaal käisid? Jah, aasta õppisin Saksamaal 11. klassis. Sel ajal see vist ei olnud tead, mis tavapärane? Tead, vist ei olnud. Et juba vist olid need vahetusprogrammid ka, aga need olid nii kallid, et mina nendes ei osalenud, et mul vedas lihtsalt sellepärast, et mul on Saksamaal sugulased, kes ei räägi eesti keelt, aga me suhtleme nendega tihedalt ja nad on õpetajad. Ja siis nemad oma tutvuste kaudu siis kohalikku kooli mind smuugeldasid. Nii et ma aasta otsa õppisin siis saksa keeles. Aga see oligi algus peale plaan, et 1 aasta ja siis tagasi? Aasta jah, oli plaan, jah. Teatris jõudsid ka Saksamaal käia? Ma käisin isegi seal teatri sellises improvisatsioonilises nagu grupis, kus mängiti selliseid teatrimänge pigem, mitte ei tehtud etendust. Aga teatris ma seal ei käinud selles mõttes vaatamas midagi. Nii, ja siis lõpetasid keskkooli ära sel aastal, kui sa lõpetasid, lavakasse katsed ei olnud ja läksid siis seda raadiorežiid õppima. Et kas see oli nagu selline, et teen vaheaasta midagi ja siis lähen kindlasti lavakasse või oli see nagu reaalne plaan, et ikkagi võiks hoopis raadiotööd teha? Pigem oli see, et ega see mul alati, see, et saada näitlejaks, see tundus kuidagi nii ebareaalne unistus, et see võibki võib-olla teoks saada. Et see ei olnud päris selline plaan, et kas see või et ma ei teagi, kas ma gümnaasiumi lõpetades selle lavaka kohta üldse uurisin või mitte, aga raadiorežii oli selline, see kursus oli seal Peda näitejuhtumise baasil, oli nimetatud ümber natukene kohendatud see õppeprogramm
et me tegime ikkagi Rudolf Allaberdi käe all seal väga palju sarnaseid asju, mida hiljem teatrikoolis. Et mingid loomaetüüdid ja kõik sellised asjad ja muid etüüde, et raadiosse me sellel esimesel aastal jõudsime ainult paar korda või ekskursioon tehti ja siis olid mingisugused mõned tunnid seal. Et enamus oli ikkagi lava peal, tegime Rudolf Allaberdiga ja Aksel Küngas oli kõneõpetaja ja meie vanemal kursusel olid õppinud Kersti Einloo ja Tambet Tuisk. Ja nemad läksid teatrikooli Lavakasse. Ja muidugi hästi palju see teatris käidud ka selle aasta jooksul. Linnateater oli kohe ju samas laial tänaval, kus kultuuriteaduskondki ja eks sealt, et Tambet ja nemad olid läinud, sealt see kuidagi mõte hakkas idanema ja siis Karin Rask oli minu kursusõde seal ja Kristel Elling ka, siis me läksime proovima, et siis Karin ja mina saime siis koos nii-öelda sisse sinna Lavakasse. Ja Lavakas sinuga samale kursusele sai ka suur juba lapsepõlvesõber Ott Aardamaa. Jah, tõsi. Kas te temaga unistasite ka koos niimoodi nooruspõlves, et võiks koos minna ühel kursusel ja nii? Mulle tundub, et ega meil olid ju sarnased huvid ja Ott tegi siin Saaremaa Ühisgümnaasiumis tegi kooliteatrit ja ma isegi käisin nendega koos mingil festivalil, olin helimees. Ajasin kõik nupud sassi. Aga et ega ma ei tea, ma ei mäleta, et me oleks väga seda välja rääkinud või välja öelnud, et see oli selline, ilmselt on see mingi selline asi, et sa ei taha nagu ära sõnada ka, et kui nüüd ei lähe nii, nagu ma tahan, et siis, aga see läks väga toredasti niimoodi, et saime ühele kursusele, jah. Nüüd korra veel sinna tagasi lapsepõlve, et kui palju sa üldse teatris jõudsid käia või said käia, et käisite Mandril ka või rohkem siin kohalikke asju vaatamas? Mandril sai käia vahel kooliga, Estonias käisime näiteks vaatamas Figaro pulma ja sealt ma mäletan sellist asja, et väga uhke lavakujundus oli ja siis ühel hetkel jäi näitlejanna Kleidi Saba jäi dekoratsiooni külge kinni ja siis tänav värises. Ja siis teine hetk, mis mulle sealt meeles on see, et seal oli üks stseen, kuidas vist Figaro ilmselt siis kuulas pealt, kuidas pahad sepitsesid kurja plaani. Ja siis see lõppes, tegelased lahkusid lavalt, juba teine tuli peale, aga üks unustas oma vihmavarju maha. Ja täpselt sel hetkel, kui ta tuli seda haarama, siis järgimine juba laulis, ma kuulsin kõik. Et siis pidid lihtsalt tegema niimoodi, ei, ma ei näe. Et sellised mälestused. Aga Tornimäe kultuurimajas käisid ju väga teatrit. Charlie Tädit ma olen näinud seal näiteks Nüganeni lavastust, Ugala lavastust kunagi. Ja veel ikkagi Orissaare laululaval käisid teatrit mängimas ja teatriõhtud olid ju Eesti Televisioonis, et neid ma ka vaatasin päris väiksena juba ikkagi. Ja siis saidki Lavakasse sisse ja kohe juba tuttava Elmo Nüganeni kursusele. Et kas see oli tol hetkel kuidagi nagu oluline ka või kuidagi, et just Nüganeni kursus või see oli niisugune vahet pole, kes oleks võtnud ikka läinud? Kindlasti oli see, sest et Nüganenil olid just, ma mäletan, ma nägin veel vist seda Roomet Juliat ühte viimastest etendustest, et Pianola oli Linnateatris mängukavas, sellised legendaarsed lavastused, et ja see olid siis raadiorežii aastal seal kõik nägid ära, jah? Jah. Et ikka oli vist ikkagi suur asi, et hea meel oli, et sain sinna kursusele. Aga ilmselt oleks olnud hea meel ka, kui keegi teine oleks vastu võtnud kursused. Aga kooliaeg läks
mängleva lihtsusega või oli juba sel ajal tantsuliigutustega probleeme või mis ained need kõige keerulisemad olid sel ajal? no tants muidugi oli keeruline, et hakata 20-aastaselt või ma ei tea, kui vana ma olin siis, noh, balletti tegema esimest korda elus. Et see on ikka päris, noh, see ei tule enam nii, see ei ole enam nii painduv kui võiks, eks ju. Aga samas jälle, noh, kõik räägivad seda, et teatrikool kuidagi väga lammutab sind laiali ja et see on, noh, see legend oli nii suur seal ees, et see on nii pingeline ja et ma kogu aeg ootasin, et millal siis nüüd, noh, millal siis läheb nüüd väga-väga pingeliseks. Ja mulle tundus, et lõpuks, et oli küll pingeline jah, aga mulle tundus, et see on õige koht, nagu ma tundsin ennast seal kuidagi selle kursuse sees ka, et see on selline, kui sa teed midagi, mis sind huvitab, ja et isegi kui on mingid ebaõnnestumised, et ikkagi, et ma tegin seda nagu hea meelega, et see ei olnud minu jaoks selline tohutu, et kuidas mind nüüd lammutati ja et kui te lõpetasite, siis te läksite ju päris suure pundiga Ugalasse, et kas sellest võiks järeldada, et te olite ka kuidagi kursusena hästi ühtehoidev? No ma arvan küll, et me olime väga ühtehoidev, et siiamaani meil oli just kursuse kokkutulek eelmisel aastal, et see on nii huvitav, et viimastel aastatel pole ju, noh, väga näost näkku võib-olla ei puutu kokku, on juba omad ikkagi elud, eks ju, tööd, aga kui sa kokku saad, siis poleks nagu läinud päevagi mööda, et see kõik, see jutt jätkuks nagu täpselt sama koha pealt, kus, et see on tegelikult üks minu meelest suur, noh, kingitus, ma tunnen seda, et mul on sellised nii-öelda õed-vennad ikkagi lisaks oma päris õdedele vendadele, et selline, noh, ikkagi elad neile kaasa ja et see on, ma arvan, selline suur asi, et selline ühtne kursus oli meil. Suhtlesin ka mõne sinu kursakaaslasega ja siis Maria Annus ütles, et teil oli sa elasid Ühikas siis vähemalt mingi osa sellest ajast. Viljandis. Lavakaja Lavakajal ja ka, jah. Ja siis ta kuidagi toob välja, et see oli nagu, et ta vaatas nagu kadedusega selle peale, et teil oli seal kuidagi sihuke eriline kooselu ja ühiselu ja et kas sellest ajast on ka kuidagi? No ma olen üldse elus väga palju Ühikates elanud, nii siin Kuressaares kui siis teatri või peda ajal elasin Ühikas ja teatrikooli ajal ka ja hiljem isegi Ugala ajal teatripansionaadis sellises ühiselamus. Et no ma mäletan, noh muidugi sealt tehti igasugused nalju visati ka, et ma mäletan, kui mardipäev oli, siis me viskasime valvuri putka müslit täis ja soovisime igasugust õnne talle. Ja siis vedasime mingisugused, me kursaõde Laura elas ka seal ja siis ükskord me vedasime fuajeest mingid palmid kõik tema tuppa. Et selliseid, noh, ja küll me siis ükskord me jooksime, tegime võistluse, jooksime koolist Ühikasse ja sellised aktsioonid seal ikka toimusid. Ühikas, eks ole, saab elada, ega sealt naljalt välja ei visata, aga sa vahepeal elasid ka korteris Tallinnas. No kooli lõpus me jah, Priidu ja Otiga kuidagi jah, rentisime ühte korterit. Mis oli puuküttega? See oli puuküttega, me viisime tonni briketti teisele korrusele kapi taha. Ja siis mingid pidite selle uuesti ära viima, jah? No ja siis üsna varsti öeldi meil see korter üles ka. Et ilmselt see ei olnud kõige parem mõte. Ei, aga öeldi, et see maja läheb lammutamisele. Ja ta oligi väga vana maja. Ja umbes 20 aastat hiljem ta läks ka. Nii et enam seda maja ei ole. Aga brikett läks, siis tuli tagasi Saaremaale sinu? Seda ei mäleta, kuhu me selle briketti vedasime. No võib-olla ei olegi nii oluline. Aga kooli ajal, no ütleme, et tants oli raskem asi, aga mis sul nagu paremini välja tuli või millest sa nagu just tugev olid siis? No raske on
ise hinnata, et ega ma tegelikult ei tundnud tantsus ka ennast väga, väga kehvasti, kuigi minu arust oli palju paremaid seal, aga jah, võib-olla minu enda jaoks nagu lavavõitlus võib-olla ei olnud võib-olla kõige huvitavam, millegipärast, ma ei tea. No kuigi, see minu isiklik eripära, ma arvan, mitte see aine kui selline on väga, väga huvitav ja head õpetajad ja kõik. Et aga mulle kuidagi see ei köida mind nii väga võib-olla. Ma ise lihtsalt, kui ma mõtlen sinu peale, siis me oleme koos saanud Vanemuises mängida ja ühte suvetükki juba 10 aastat tagasi, natuke vähem võib-olla, siis minu jaoks, ma arvan, et mul pole kunagi väga olnud probleemi sellega, et ei kostaks, ma ei kuule märkust, et ei kuule. Aga kui me Vanemuise suurel laval mängisime seda pangaröövi koos, siis mul on iga kord, kui ma sinu kõrval räägin, mul on tunne, et ma vist olen natuke vaikne. Et see sinu hääl lihtsalt on selline võimas, et kas see kuidagi tuli koolis harjutades või see on nagu alati olnud sul olemas selline? Tead, ma arvan, et ega see on ikkagi vist see, et kui sa suurel laval nagu palju mängid, et ma arvan, et see on selline harjutamise ja praktika tulemus nagu kui, et ma lihtsalt mõtlesin, et meil andis kõnetehnikat Tepandi, ma ei tea, kas sulle ka, et tal oli selline harjutus, et kus läksid sinna seina äärde, vastu seina vaatasid ja siis pidid kujutama ette, et sa oled suure mere ääres ja siis seal teed hääli nagu suure mere peal. Siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas sa käisid vahel, suve ajal võib-olla rohkem aega, et Orissaares harjutamas ka niimoodi mere ääres seda. Ma mäletan seda küll, et ma lugesin kunagi Liina Reimanni neid mälestusi, kuidas tema käis metsas oma häält treenimas ja tegemas. Siis ma mõtlesin, et seda peaks tegema. Aga ma ei mäleta, et ma oleks seda teinud. No kui tuleb välja, milleks siis teha, eks ole. Et pigem on jah see midagi ajaga. Teie esimene diplomilavastus oli kohe siis Buratino Linnateatris. Ma ei tea, ma nagu mõtlesin seda, et ega meie ei teinud ühtegi laste lavastust oma diplomitööks ja kui ma hakkasin mõtlema nagu kooli peale, mis siin nüüd viimased aastad on, kui ma olen nagu rohkem sellega kursis olnud, ega ei mäleta, et nagu väga tehtaks laste lavastusi diplomitöödeks. Viljandi koolis tehakse küll rohkem. Et kas see tol ajal oli tavaline või ka nagu erand, et tehti siuke esimese diplomitööna kohe laste lavastus? Ei osanud niimoodi mõelda selle peale, et see on kuidagi eriline, et Nüganenil ja Kalju Orrol ja Anu Lamp, kes meil õppejõud olid põhilised seal, et ma saan aru, et nende eesmärk oli see, et oleks hästi mänguline materjal, et saaks palju improviseerida, et saaks ise seda luua, neid olukordi ja et see vist andis sellise hea alguspunkti, et mille pealt siis lustima hakata. Ja ma arvan, et see kuidagi toimis ka ikkagi. Improviseerimine sulle sobib? Tead, ma ei tea. Raamides. Jah, et kui ma tunnen ennast kindlalt nii-öelda, kui on need raamid piirid on ära määratud kenasti, siis ma arvan, et siis vist täitsa võib toimida. Jah. Eks sa oled võib-olla natuke tagasihoidlik ka. Ma küsisin Evelin Võigemasti käest, et kuidas tema seda protsessi mäletab ja tema ütles, et seal ikkagi kõik naljad, mis on seal sees, on skriptivälised ja see on puhtalt sinu mängu ja improvisatsiooni pealt tuld, et kuna kui roll oli käes, siis lihtsalt tuli puhast kulda, et võtad omaks või lükkad ümber? Ei lükka ümber. Ei, eks seal on ikka, eks ta liialdab ka muidugi. Sest et see lavastuse tegemine, see vist minu mäletamist mööda käis ikkagi niimoodi, et eks me improviseerisime, tegime etüüde, siis panime kirja mingid asjad, kuidas see võiks olla ja siis, kui need raamid olid paigas, siis jälle igaüks võis seal vimkat visata ja niimoodi see toimis, et kui hiljem see
selle lavastuse põhjal tuli see lastesaade televisioonis, noh, siis oli ka niimoodi, et Wimberg kirjutas meile need tekstid ja ma mäletan, et noh, sa said need tekstid kätte ikkagi suhteliselt viimasel hetkel ja näiteks võttele sõites, ma mäletan, ma istusin kuskil bussis või rongis, noh, ja siis lugesin ja siis, noh, kui kuskil mingi mõte tuli, siis kirjutasin juurde või kuna minu tegelane põristas R-i, siis ma üritasin, noh, lauseid vahel ümber teha selleks, et oleks nagu seda R-i ka seal sees. Noh, et vahel olid pikad lõigud, ma vaatasin sinna ühtegi R-i, et mitte kuidas seda tegelase omapära või välja tuua, et siis kuidagi muutsin sõnastust natukene või et jah, või seal ikkagi, noh, juba üritad, seal olid need tegelaskujud ka nii sisse mängitud, et me mängisime seda Buratinot ju, ma ei tea, kas üle 70 korra, et ja läbi 2 aasta siis nagu või see? me mängisime seda päris, mulle tuleb kooli lõpukevadeni ikkagi, jah. 2 aastat siis vähemalt, ma arvan. Et kuidagi see, jah, need karakterid olid nii omaseks saanud, et seal oli juba lihtne mingites olukordades reageerida, eks ju, et ja eks vahel, noh, ma tean seda ka, et no minu tegelane oli selline, noh, vastutustundetu. Et vahel ma sain aru, et no, kuule, hoia nüüd natuke ka, pane pidurit, et noh, et noh. Sina muudkui teed kaost ja siis teised peavad korda looma, jah? Et mul oli nagu lihtne vahele susata mingisugust sellist totrusi, eks ju, ja siis noh, teiste karakterid seda ei võimaldanud, et see oli natukene selline noh, mul oli elu lihtsam selles suhtes. Aga samas, kui seda lavastust tegema hakati, ega ma siis väga rõõmus ei olnud, et ma selle Artemoni rolli endale sain. Et ikkagi tahad, noh, ootad, mõtled, nüüd on see rollid, noh, kas, noh, muidugi Buratinot on ainult üks, aga väike lootus ikka oli ja tahtsid ikkagi peos, jah? Noh, ikkagi tahad just, tahad, et oleks mängida midagi ja aga lõppkokkuvõttes ikkagi, mul on hea meel, et see niimoodi kuidagi kujunes. Priit Võigemast on ühes intervjuus öelnud, et ta arvab, et talle see Buratino roll tuli pedagoogilistel kaalutlustel, et saaks nagu proovida võib-olla tema olemusel natuke teissugust rolli mängida, et kas see Artemon, noh, öeldi, et sina oled Artemon või seal oli kuidagi mingit ümbermängimist ka või? Ma ei tea. Ega ma ei tea, kuidas need rollid jaotati või mis seal taga on, aga no mulle tundub, et Nüganeni suur oskus ikkagi oli ka see, võib-olla näha mingisuguseid tugevaid külgi näitlejates, et ta nagu lõi seda, noh, kursuse kuvandit ka niimoodi, et me oleme laulev kursus, eks ju, et kõik need oskused, mis nagu olid, et kuidagi veel eriti esile tuua, et ega me siis kõik ei ole mingid meisterpillimehed, eks ju, aga seal mina mängisin saksofoni isegi, on ju. Ainus kord oma elus või? No, ma olen veidi rohkem mänginud, aga ega ma ei oska seda niimoodi, aga tead, õpid selle ühe loo ära ja juba inimestel tekib tunne, vau, mängivad kõik klavessiini, saksofoni, kõike, eks, et see on ka natuke nagu teatri selline, noh, ime. Et jäetakse natukene mulje millestki, mis noh, et tekikski selline vau, noh, äge hetk või lavastus, eks. Selle Buratinoga te saite käia ka Soomes, oli mingi teatrifestival ja seal saite ka palju kiita. Oulus käisime, jah. Ja siis käisite ka teatrifestival nimega Banaanikala. Kas see oli Tallinnas minu meelest? See vist oli Tallinnas, jah. Ja seal sa pälvisid ka kohe parima meesnäitleja auhinna, kõrvalosa. See oli su esimene auhind? Tead, sellega oli selline asi, et see kuidagi tuli, jah, see toodi mulle palju hiljem nagu kuidagi niimoodi jõudis minuni kuidagi niimoodi ümber nurga see. Muidugi väga tore, aga jah,
see noh, et kohe esimese diplomitööga tulevad auhinnad, kas see tegi ka natukene nagu sellist, et uhkeks või oli sellega kuidagi keeruline toime ka tulla? Tead, ei olnud. Sest et ma ütlen, see tuli kuidagi niimoodi natuke nagu muu seas kusagil proovi käigus. Ma mäletan, Elmo tuli selle teatega, et niimoodi läks ja kuidagi, et see oli nagu pigem selline, et väga kenasti, tubli ja läheme nüüd edasi. Hästi, aga siis läkski nii, et sellest tehti ka väga fenomenaalne lastesaade, kokku 83 episoodi, 4 aastat. See saade on jah, kuidagi jäänud niimoodi lastele vaatamiseks. Et see on väga tore, see on väga tore tunne tegelikult, et ma olen sattunud sellisesse saatesse, et mis on nii palju inimestele rõõmu toonud, et ma annan aru, et ma olen ainult üks väike mutrikene selles meeskonnas, kes seda tegi, et aga see on tõesti suur rõõm, et on niimoodi läinud elu. Seda räägiti siis juba kooliaeg teile, et on tulemas selline, et saate sarja teha? Ei, see oli pärast kooli kuidagi, me juba Ugalas töötasime minu meelest ja siis kuidagi ma isegi täpselt ei tea, kuidas see idee sündis, kelle peas, kas oli äkki Gerda Kordemets oli see, kes päris algselt selle mõtte peale tuli. Margus Saar oli Eesti Televisioonis siis see lastesaadete, jah. Nagu produtsent, tema kaudu siis kuidagi meieni jõudis see ja niimoodi see tegemine hakkas, et Stiina Kordemets ja Salmeriine Uibo olid seal 2 noort režissööri ja neil oli abiks siis Karin Nurm, keda ma enne mainisin, selline kogemustega. Ja siis niimoodi jah, see tegemine oli, et kuidas see tehniliselt nagu välja nägi? Inimesed, kes on rohkem käinud teatriproovidest juba enam-vähem teavad, kuidas need on, et 2 kuud, aga et sa ütlesid, teksti saite suht viimasel hetkel ja siis sõitsite Viljandist kohal, enamus olite ju Viljandis. Jah, see oli niimoodi, et võtted toimusid enamasti pühapäeviti. See tähendab seda, et pühapäeva hommikul varakult siis kas esimese bussi või rongiga, vist ikkagi bussiga, sai Tallinnasse sõidetud ja siis terve päev olid võtted ja enamasti võeti 2 osa ühe võttepäevaga. Et päris selline tihe võtmine, et eriti kui vahel olid väljas ka kuskil linna peal võtted näiteks, eks. Aga see oli siis täispikk võttepäev, mitme kaameraga võeti üles? Jah, võtte toimus see nii-öelda stuudio oli siis selleks korteriks ehitatud nii-öelda laste selle Buratino korteriks ja jah, seal siis kord siin nurgas, kord seal nurgas, siis ehitati jälle mingisugune väike lisanurgakene kusagil, eks, et vaheldust tuua ja seal ühes stuudios siis sai suurem osa filmitud. Ja vahel mindi ka linna peale. Et oli vaja näiteks filmida, et Buratino ja Artemon ja Pierrot, need sõidavad bussiga. Ja siis ma mäletan, et seda filmiti niimoodi kuskil Nõmmel, et oli 18 buss sõitis seal, number 18 buss, ja üks kaamera oli siis, kes saatis meid bussi peale ja teine oli ette sõitnud, et siis järgmises peatuses filmida seda, kuidas me maha tuleme. Aga kõige naljakam oli see, et kui me olime täis Krimmis, eks ju, tegelased läksid bussi peale ja need inimesed, kes bussis olid, ega nemad ei teadnud ju mitte midagi sellest, mis toimub. Aga kõik tegid näo, et see on täiesti normaalne. Mingi koer, mingi pika ninaga Buratino, astuvad sisse, hoiavad kinni, komposteerivad oma pileteid ja kõik istuvad nagu iga päev on asi. Aga me käisime väga põnevates kohtades üldse võtetel, Kalevi kommi vabrikus ja presidendi juures Kadriorus istusime Ingrid Rüütli voodi ääre peal. Nende kodu nii-öelda selles elamis nii-öelda tiivas siis ja Pika Hermanni tornis ja Riigikogus koos Mart Laariga ja sellised kohad, kuhu sa muidu ei satuks ikkagi. Et see on väga ja palju külalisi käis seal väga huvitavaid.
noh, see on jah ka suur selline pluss selle asja juures, et tuleb Leelo Tungal, räägib lasteluuletustest. Et see on vahva. Miks ta lõppes? Elas oma aja ära või? Jah, eks see oli ikkagi iganädalased võtted, eks ju, sa palju sõitmist. No, väsid ära ka sellest ja muidugi see ka, et eriti noore näitlejana sul tekib see tunne, et ma jäängi sellesse võib-olla kuvandisse kinni. Ja kuigi minul... Sul läks ju edasi? Jah, et mul ei olnud ka selles suhtes selle Buratinoga mingit probleemi, et ma tean, et Priiti oli peaaegu oma näoga, eks ju. Et temal oli sellega, teda seostati rohkem sellega, aga mul oli küllaltki tugev grimm, et mul oli väga palju selliseid olukordi, et ema ja isa tulevad oma lapsega. Nii, vaata nüüd, kes see on siin ja siis laps vaatab täielikus arusaamatuses. Miks te viite mind selle onu juurde? Sest et aga hiljem, kui tuli teine lastesaade, see oli siis... Saame kokku Tommi juures. Just. Siis sellega oli küll, et ma olin selle oma näoga ja see oli 5 korda nädalas eetris õhtuti. Ja siis, siis ma hakkasin küll tajuma seda, et ma saan aru, miks inimesed käivad nokamüts nagu silmini nagu poes kusagil. Eks, ja see ka, et tõesti, et sind hakatakse samastama selle rolliga kuidagi. Et näiteks Ugalas me mängisime, oli muusikal Merilin ja mina mängisin seal, episoodilised rollid olid ja üks roll oli John F. Kennedy. Ja see oli selline stseen, et siis see John F. Kennedy tuli siis lavale ja kogu trupp mängis siis kuningat suureks, eks ju. Ja mina käisin ja lehvitasin siis rahvale niimoodi pidulikult ja üks etendus just liigun sealt lava eest läbi ja lehvitan ja siis saalis keegi ütles Tommi! Ja siis ma sain küll aru, et võib-olla on aeg otsad kokku tõmmata. Et sa ise natuke väsid ära sellest. Aga teine pluss on see, et inimeste mälu on ülilühike. Et kui sind ei ole enam eetris ekraanis neile, et siis läheb väga ruttu see, et kui hakkad juba mõtlema, et Tommi, et miks keegi ei tülita. Aga seal sa olid oma näoga, eks ole, Tommina, siis ja lapsed ju teadupärast tänava peal võivad ju lihtsamini isegi kilgata, et oi, tere, et juhtus sul tänava peal ka seda palju siis, et... Ikka, kui sa ikkagi oled 5 päeva oled õhtuti ekraanil, siis sa oled nagu pereliige. Ja siis kõige naljakam asi on see, et tekib selline olukord, et nemad ju sind näevad iga päev. Ja nende jaoks oled hästi tuttav ja selline, nagu oma inimene juba. Aga mina ju neid keda ei tea, aga siis tekib tänaval see, et inimesed tulevad vastu ja esimene reaktsioon on neilt, ma tean seda. Ja ta vaatab mulle sellise näoga otsa, et tere, mina teretan ka. Sest et ei taha nagu ebaviisakas olla, et äkki nagu ma ikkagi tunnen seda inimest, eks ju, aga tegelikult ei tunne. Et lihtsalt nemad on nii harjunud nagu sind nägema, eks. Mul endal oli ka suur rõõm ja au siin just hiljuti teha ühte lastesaadet ja siis mina põrkusin kokku niisuguse näitleja tehnilise probleemiga, millelt ma tahan nüüd siis nõu küsida sinu käest. Et laste asju, eks ole, üldiselt ju pead natukene suuremalt mängima, eks ole, et nagu paremini välja tuleks. Aga ekraani peal, eks ole, peaks ju tegelikult, et film võtab lähemalt, eks ole, et ei pea nii palju võimendama emotsiooni. Ja siis mul oligi, et kuidas ma siis nüüd peaksin seda mängima, et kas sina ka sellise probleemiga maatlesid? Ma ei tea, eks natuke ikka oli seda, et ma ei ole enam poiss, et kuidas ma mängin endast nii palju nooremat tegelast, aga samas, kui sa oled noore näitlejana teatrisse läinud, siis vähemalt minul oli küll niimoodi, et esimese 6-7 aasta jooksul ma mängisin nagu 3,5 aastast, siis oli mingi 5-aastane, et mingi areng ikkagi oli. Siis ma olin juba 9, olin kusagil lihtsalt koolipoisid ja see on ju tegelikult, meil olid ju need tuustid, mis on selline fantaasia maailma tegelased, eks see ka aitas kaasa, et see oli päris
realistlik selline maailm, et see on ikkagi lastesaate maailm. Et see jah, ilmselt aitas. Ühel teatripeol kuulsin ühtede näitlejate kõnelust pealt, et seal oli ka siis üks näitleja, kes osales lastesaates TV omas ühes, aga siis samal ajal ta osales ka ühes alkoholireklaamis. Ja siis see üks näitleja ütles, et kas see nagu ikkagi on, eks ole, eetiline, et ühel hetkel teed lastesaadet, teine hetk alkoholireklaami, et kas sa oled pidanud ka milleski loobuma selle pärast, et... No ühest õllereklaamist. Ongi nii, jah? Ja ma loobusin selle pärast. Et mulle tundus, et see ei ole nagu päris õige. Aga selline juhtum oli ka, et samal ajal, kui me tegime seda Saame kokku Tommi juures Maria Annusega koos, siis Maria mängis ühes teises sarjas, mis oli kiirabisari või selline arstide sari ja tema tegelasel olid seal kerged alkoholiprobleemid. Ja siis meie produtsent Margus Saar sai kurja kirja, et kuidas on võimalik, et Anni joob. Umbes sellise kirja. Ja siis minu meelest Margus Saar vastas väga kenasti, et kui teie laps on piisavalt vana selleks, et vaadata seda sarja, mis on õhtul kell 10 eetris, kus tarvitatakse alkoholi, siis on ta ka piisavalt vana selleks, et talle selgitaksite, mis asi on näitleja elukutse. Et näitleja mängibki erinevad rolle, et need ei ole samad asjad. Ja näiteks mina isiklikult ei saa päris hästi ikkagi aru sellest ka, et tänapäeval ei või mängida näiteks, ma saan aru, et Ameerikas on nagu mustanahalist ei tohi mängida või sellised, et näitleja elukutse ongi mängida kedagi teistsugust inimest. Et sellised piirangud, mis tänapäeval vahel kusagilt läbi kumavad, et ühel näitlejal ei sobi mängida millegi pärast mõnda osa, sest et keegi on päriselt võib-olla sarnasem selle tegelasega, eks ju, oma isiklikus elus. Et ma päris ei mõista seda lõpuni, seda mõttekäiku. No ma saan aru, et on vähem võimalusi võib-olla väga erilistel näitlejatel, eks ju, aga jah. Eriti Eestis, näiteks Otellot on peaaegu võimatu juba lavastada, eks ju. Üks on. See juba tehti ära. Kui sa neid lastesaateid tegid, sul on 2 last, siis sul neid veel ei olnud, eks ole? Jah, sellises vaatamis ei olnud vist, jah, ei olnud. Kas sa kuidagi ootasid ka seda perioodi, et kui sul lapsed tulid, et saaks nii vanaks, et saaks nendega koos vaadata oma lastesaateid? Ekstra ei oodanud, aga nad on ikkagi vaadanud. Ja mina nendega koos ka, ega ma nüüd ise ei pane niimoodi peale, et hakkan nüüd vaatama. Tulge, vaatame isi. Aga kui lapsed on vahepeal vaadanud, siis vaatad ka kõrvalt. Ja mis on huvitav on see, et nüüd on juba nii pikk aeg möödas, et vahel sa ei mäleta mitte midagi. Selline stseen oli nagu. Ja siis vaatad nagu ikkagi täiesti kolmandat isikut juba, et enam ei ole seda... Ei ole raske vaadata. Ei ole raske vaadata, jah, et on täiesti vaatad nagu juba lugu. No võt, nagu ma ütlesin, et mina sellega nagu otseselt üles ei kasvanud, aga meie siin siis Tormide poeg trupis on Luisa natukene noorem ja tema ütles, et tema armastas seda, vaatas kõike. Ja, et kas sa nagu seda ka tead, et ma ei tea, kui palju sa TikToki kasutad muidu? TikToki ma ei kasuta. Aga mul on saadetud neid meeme. Et ma saan aru, et see ikka elab täiesti oma elu tänasel päeval, et see on nagu uuel ringil, et see on tore. See on naljakas, jah. Tore, kui see kuidagi niimoodi inimeste pakub rõõmu. Kas see, et neid laste asju said teha, kas see on kuidagi sind isana ka mõjutanud? Ma ei tea. Kindlasti on.
aga ma ei teagi, jah. Ma olen päris palju teatris ka mänginud lastelavastustes, lastele mänginud. Aga ma ei teagi, kas ta, no ühest küljest ta võib-olla on jah, seda mängulisust kuidagi rohkem elus hoidnud, eks ju. Aga mingi külg võib-olla on seal see ka, et ei jaksa enam. Või nii palju mängitud, vaata, lastele. Ma ei tea ka, kuidas see on. Kui teatris oled mänginud, siis nüüd ütleme hiljem, et sul on juba enda lapsed olnud, et kas oled siis nagu vastupidi, et nagu laste pealt midagi saanud võtta, et ma ise, kui ma seda oma sarja tegin, ma mingi hetk lihtsalt mõtlesin, et kuna pead ka niisugust 5-aastast nagu mängima, et siis et kuidas mul see vanem poeg seda mõtleks ja panin täpselt nii, nagu tema teeks, et kas midagi sarnast kogenud? Ma vist ei olegi pärast nende sündi väga nende vanuseid lapsi mänginud. Aga midagi ikkagi laste, kui sul perre lapsed tulevad, see ikkagi midagi muudab sinu maailma nägemises ikkagi, et mis nagu muudab ka seda, kuidas sa rolle mängid. Et kuidagi ikkagi see ongi näitleja elukogemus, eks ju, mängib kaasa kogu aeg, et mingitel hetkedel mul küll oli tunne, et see kuidagi et sul on laps, sul on keegi, kelle eest sa vastutad, eks ju, keda sa kasvatad, keda sa armastad väga, et see kuidagi avab teatud mingisugused kihid, mida varem ei olnud, eks ju, nagu rollide puhul ka, et sa mõistad mingeid asju teise nurga alt võib-olla. Hea küll, aga lähme siis ka muude tööde juurde. Et pärast kooli lõpetamist te läksid ikkagi väga suure pundiga Ugalasse. Ja kuna me tulime ka omal ajal siia Saaremaale ikkagi 4 oma kursuselt. Ja ma pean ütlema, et endal oli ikkagi nagu julgem tulla ja toredam, et pundiga minna. Et kuidas teie tundsite, oli see nagu positiivne või oli seal ka mingid negatiivseid külgi? Mina arvan, et mina tunnetan seda ikkagi positiivsena, et me koos läksime ja saime koos alustada. Et ühest küljest me päris pikalt ikkagi, kuna me koos läksime, siis mulle tundus, et me ikkagi sõitsime päris pikalt ka selle Nüganeni õhkpadja peal. Nüganeni lend, see käis kogu aeg seal ümber, eks ju. Et paljud, ega see Ugalasse minek ka, ega see oli tegelikult, kuna Elmo omal ajal oli läinud oma kursuse kaaslastega, et see oli natukene selline sellest ka tingitud. Et oli ka võimalus jääda Tallinnasse teatrisse, aga kuidagi tundus, et on õige aeg nagu pesast natuke nagu välja lennata. Ja see, et just natuke nagu sarnaselt nagu õpetaja kunagi läks, et see oli kindlasti üks tegur. Ja mulle tundub ainult mitte meie enda poolt, vaid ka tegelikult Ugalas olid väga sellised Elmo kursuse tegemistest seal sellised head mälestused, kõik need 3 apelsini ja et seal olid mingi selline ootus oli kusagil, et midagi sarnast võiks nagu korduda, eks ju. Jah, seoses sellega te tegite ka ühe lavastuse, mida väga palju võrreldi 3 apelsiniga. Ja eks ta oligi, see on seesama, et nende ootuste... Koturnijad oli siis selle pealkiri. Jah, et nende ootuste pinnalt, ma arvan, et see... Aga mitte ainult, eks, ega me tahtsime ka teha midagi sellist improvisatoorset, eks, et aga eks seal oli seda ka, et natuke nagu kunagi oli olnud. Ma olen muide näinud seda. Ma olin päris noor poiss, ja ma olin suur fänn Armastus 3 apelsini vastu, mida ma olin ainult telekast näinud. Ja siis ma mäletan, mu kirjandusõpetaja ütles,
et Ugala teatris on selline koturnied ja see on veel parem ja veel naljakam. Et mine vaata seda ja siis te olite Rakveres külalisetendusel ja ma käisin seda vaatamas. Ja no oligi väga naljakas ja väga lahe. Aga kuidas seda nagu teha oli, kas oli nagu sihuke suur pinge ka ja kas oli nagu alati naljakas, sest ma olen aru saanud, et selle 3 apelsini ikkagi, et nende kontrolletendus või mingi sihuke kinnises ruumis oli niimoodi, et kuulge, mis te nüüd teinud olete, et ta nagu läks selles rahvaga nagu elama. eks sellised noh, komöödiad, nad sünnivadki koos rahvaga ikkagi. Et ma ei mäleta, et meil oleks nüüd olnud väga must masendus pärast kontrolletendust kuidagi, et väga halvasti on läinud, aga eks ongi, ma tean, eks ju Broadway'l ja kuskil West Endis Londonis on ju need preview'd, eks ju, kus nagu mängitakse juba publikuga enne esietendust päris pikalt. Et meie ei saa seda Eestis endale lubada, aga eks see lavastus küpsebki niimoodi mängukordadega, eriti komöödiad ja see samamoodi, et tulevad väikesed vinjetid juurde ja selles suhtes sellised materjalid, mida sa oled ise etüüdidega loonud või millegi pinnalt nagu arendanud, annavad sulle alati selle võimaluse, et kui midagi kusagil toimub, et sa saad natuke vihjeid sinna sisse nagu panna ka. Et sa aitab seda hoida sellise värskena ja seda mängurõõmu ka säilitada, et sa ei pea lihtsalt kütma nagu seda ühte sama kogu aeg. Oled sa hiljem ka midagi sellisel viisil etüüdide põhjal teinud? Mulle tundub, et ei ole. Tahaksid? Ma vahel tunnen küll, et tahaks mängida sellises heas komöödias, sellises lustlikus komöödias ja pöörases. Kui ma Maria käest küsisin Ugala ajast, siis ta tõi välja lavastuse Onumania, et kus sa olid siis, see vist ei saa öelda, et nüüd komöödia oleks, aga et väga tragikoomiline roll oli sul seal. On see su enda jaoks ka sihuke oluline roll olnud? Kindlasti, sest et see oli lavastus, mida lavastas Karin Raid, kes on ju ka legendaarne Tšehhovi nii-öelda, tema kohta öeldi, et ta on teatris absoluutne kuulmine, eks, et ja see lavastus tõesti tuli väga, me mängisime 112 korda selle Olustvere lossis. Et see oli väga tore, põnev ja huvitav selline kogemus, et sellised, mul ei ole olnud nii palju lavastusi, mida nii palju mängitakse ikkagi nii-öelda kordadelt ka. See ära ei tüüta või see on ikkagi pigem, et kui on kui nii pikalt mängida, muidugi vahepeal ma mäletan, et oli selline sa oled nagu juba kõik, enda arvates kõik need läbi kompanud, et kuhu juba väsid ära sellest ja enam ei leia väga uusi nüansse, eks, enda jaoks. Aga siis ma mäletan, et mingi hetk tuli värskus tagasi, et see ikkagi, et see on põnev kogemus, kui saad nii pikalt mängida. Just sellist draamatükki. Suure pundiga te Ugalasse läksite ja nüüdseks pole vist enam kedagi seal alles töötajana, ja ega te ikkagi võrdlemisi nagu koos hakkasite lahkuma ka ise, te tulite vist 4 koos ära, eks ole, et miks see lahkumine sealt Ugalast tuli? Eks see on niimoodi, et küll Priidul oli vist pereelu, eks ju, Tallinnas juba ja sellised enda puhul ma saan rääkida seda, et ma tundsin küll veidike seda, et ma ei tea, kas hakkan läbi põlema või, et Ugalas on see, et väga palju peab väljasõite tegema ja kuna linn ei ole väga suur ka siis Viljandis, et tuleb uus lavastusi tuua väga, väga tihedalt välja. Et vahepeal tekkis juba tunne, et eile oli esikas ja täna on jälle uus osaraamat, et sa lööd selle osaraamatu lahti ja sulle enda hääl hakkab juba natuke nagu intonatsioonid ja kõik hakkab nagu, et sa ei leia enam endast, sa pead kuidagi ennast toitma, et siis, et selle pinnalt tekkis see tunne, et on vaja natukene minna ringi vaatama. Ja siis sa läksidki 11 kuuks reisima.
sina, elukaaslane Ott Aardam ja tema elukaaslane ja Laura. panite 11 kuud mööda maailma ringi. jah. Ja ma saan aru, et see ikkagi oli nagu mitte lihtsalt niisugune, et lähen teen lihttööd, et see oli ikkagi natuke kultuuriprogramm ka ja et teatrit see oli niimoodi, et uurisite. näiteks meil oli Indias olime Indias ja siis meil oli seal oli kuuajaline selline workshop, mille raames me tõime siis kohaliku teatritrupiga välja lavastuse Tiruvananthaburamis ehk Trivandrumis, mis on siis päris seal India allotsas nii-öelda seal Kerala osariigis. Et see oli väga-väga põnev kogemus ka, sest nende teatri tegemise viis on täiesti teistsugune, neile tundub see meie realistlik teatri tegemine natuke madal ja selline nagu milleks seda realismi nagu, et elus on niigi palju seda olmet, et neil on kõik selline tõstetud ja stiliseeritud ja muidugi seal oli ka, ma mängisin kitsekarjus Arambanni. Ja see oli, mis keeles see siis? See oli niimoodi, et dialoogid olid meil ikkagi vist inglise keeles, aga laulud olid ikkagi malayaalami keeles. Ja siis lisaks sellele oli veel meil muusikaprogramm ka seal nii-öelda, mille käigus me siis õppisime neid laule ja tore oli see, et nad siis, kui see esinemine lähenes, juba ajalehes oli kuulutus trükitud, siis nad tahtsid, et meie omalt poolt ka midagi, laulge mingi oma laul ka oma kultuurist. Ja siis Laura Peterson Aardam siis õpetas meile selle laulu mitmeäälselt, et mu süda ärka üles. Ja siis me hardalt hakkasime seda laulma ja need India pillimehed seal ümber. ja neil oli suur probleem see, et kui me näiteks India malayaalami keeles laulsime, et miks te emotsiooni ei näita, eks ju, ja meie panime juba nata nagu üle elu suuruselt nii palju kui oskad ja neil oli ikka nii tuimad tükid, et kuidas, et andke välja, nad olid ikkagi temperamentsed, teine kultuur ikkagi. Näitlejana, mis sa kaasa võtsid sealt? Ma ütlen, et see tunnetus, kuidas teatrit teha, oli seal hoopis teistsugune. Et see oli, ma arvan, et see ongi see, mis nagu kaasa tuli sealt. Et jah, siis jõudsidki Eestisse tagasi ja hakkasid sükest uutmoodi teatrit tegema siin. päris sellist ei saanud kohe teha. aga jah, et juba seal reisi ajal, ütleme niimoodi, ma sain kõne Sven Karjalt, kes siis nii-öelda tegi ettepaneku, et võiks äkki Tartusse tulla. Ja kuna mul ei olnud Tartuga mitte mingisugust kokkupuudet olnud, et siis kuidagi jäi niimoodi jutt, et teen nagu külalisena, siis, et natuke tundma õppida seda. Aklimatiseeruda. Ja siis kõik toimis ja sobis, et oli väga tore ja huvitav, et tegime Mladen Kisseloviga, tegime Maetud last. Oli selline põnev töö. Ja siis sa jõudsidki otsapidi Vanemuise teatrisse. Ja ajas teeme päris suure hüppe, aga Vanemuises 2019 aasta tuli teil välja Molière'i Naiste kool, millega siis sind pärjati kui parimat meesnäitlejat, eks ole. Sa olid varem saanud vist kolleegipreemiaid, eks ole? Jah, Teatriliidu aastapreemiaid ei olnud saanud, jah. Et ei olnud isegi nomineeritud ei olnud, jah. Aga et see oli väga tore kogemus. Aga kui sa hakkasid seda rolli, ma kusjuures ka seda niimoodi, mitte et ma jõuaks väga palju Vanemuisetendusi näha, aga seda juhuslikult nägin ja päris varakult ja tõesti enne, kui sa olid preemia saanud.
ja tõesti väga ägedalt tegid ja siis ma nagu mõtlesin, et huvitav, et kas sa nagu näitlejana, kui sa lähed nagu prooviprotsessi ja hakkad lugema, et kas see on nagu mingi hetk ka, et saad aru, et vot see roll mul tuleb välja, vot mul täitsa vist, siit võib nagu midagi tulla, äkki nominatsioon või vähemaltki. pigem on see, pigem näitlejana sa ikkagi küllaltki ruttu, ma arvan, sa nii-öelda tajud seda mänguvõimaluste nagu neid mänguvõimalusi. Et selle tööga oli pigem oli see tunne, et ei jääks nüüd jalgu kellegile seal. Selles mõttes, et ei jääks sellele materjali nagu noh, et see materjal oli nii mänguvõimaluste rohke, ta oli nii palju väljakutseid esitav, et pärast ei peaks endale ütlema, et vaat noh, sa oleks pidanud seal veel natuke rohkem nagu pingutama või kuidagi vaeva nägema või puurima veel sügavamale, eks ju. No kuna see on Molière, siis see on, eks ole, värsis ja see oli ka ju tegelikult Priit Strandbergi esimene täiskasvanute lavastus, et kas see kuidagi tähendas ka teil nagu pikemat prooviperioodi, nagu siuke uus lavastaja tahab rohkem teha ja... Ma arvan, et see prooviperiood oli küllaltki tavapärase pikkusega vist. Et ma ei ole pead ei anna, aga huvitav on see asi, et juba pärast, kui oli tükk väljas, juba mitu aastat hiljem, ma sorteerisin kodus siin Saaremaal oma teatrikooli aegseid märkmeid ja pabereid ja siis vaatan, et stseen sellest naistekoolist ja ma olin kooli ajal mänginud seda Arnolfi ja ma ei mäletanud sellest, et ma oleks kunagi sellega varem kokku puutunud. Et selline huvitav avastus vaatas mulle vastu sealt. Aga noh, värss, see on ikkagi hoopis teistmoodi prooviperiood ja teistmoodi nagu lähenemine, et sulle värss sobib. Paljud näitlejad pelgavad. Värss, ta ühest küljest on keeruline, aga teisest küljest ta aitab ka. Et see rütm kuidagi ja riimid, et see kõik ikkagi võib abiks ka olla. Aga muidugi on seal see, et kui sa mängid juba piisavalt palju ja ta saab sulle nii omaseks, et ta on sul peaaegu automaatne, kõik see tekst ja kõik see, siis on see, et vahel on tunne, et ma ei tohi hakata mõtlema, mida ma räägin. Et lihtsalt tegutse, et muidu võid realt nagu maha libiseda. Kui sa olid selle auhinna kätte saanud, ütleme, et kõik olid heaks kiitnud, et sul on hea roll. Kas siis oli kuidagi teistmoodi seda mängida ka pärast seda või? Võib-olla päris alguses, võib-olla esimene etendus, et siis on selline tunne, et lavale ja inimesed plaksutasid. Nüüd kõik vaatavad, et mille eest ma selle sain ja et no kuule, see pole küll seda väärt või noh, selline mingi sisekõne kusagil, eks, aga sama selle annad ju endale aru, et ei noh, et roll on roll ja sa ikkagi iga kord ju annad endast parima ja püüad nii hästi kui oskad ja et see ei ole asi, millele nagu tähelepanu nagu keskenduda, jah. Lähme siis ka Tormide poja ja Albert Uustuldi juurde. Et noh, kui me juba ammu saime teada, et see tükk on tulemas, siis tehti sükest veel nagu naljaga pooleks test, et kui palju teada Albert Uustuldist, eks ole. Mina isiklikult olin täitsa kursis, et seda monumendi, seda klaasi on vahel, eks ole, lõhutud seal rannas. Ja ega nagu loominguga ülemäära kursis ei olnud ja süke nagu, noh, et mandri inimestelt küsid, siis nagu ei tea, aga noh, kõik muidugi neid kõige kuulsamaid laule teavad. Et kas Orissaare poisile oli Albert Uustuld kuidagi veidike rohkem tuttav? No Albert Uustuldiga on selline asi, et oli tunne, et muidugi ma tean. Ja oledki kuulnud kõiki neid laule ja need on kuidagi
aga siis, kui me proovidega alustasime ja kui loed tema elust ja siis saad aru, et ei, ega sa tegelikult ei tea. Või kuidagi on ta jäänud kuidagi tähelepanu alt eemal, eks ju. Aga näiteks neid laule nüüd uuesti õppides, kui me proovides oleme neid õppinud, siis vahel on see isegi keerulisem kui uut laulu õppida. Sest need laulud on, meil kõigil on kuskil kõrva taga, eks ju, olemas. Et ma nagu oskaks, ma nagu teaks, aga siis hakkad laulma, isegi kui vaadata YouTube'ist, et kui keegi laulab, siis saad aru, et kui saad noodi kätte, ei ole, see on ikka variatsioonid. Et inimestele, see on nagu läinud juba selliseks rahva loominguks, eks ju, paljuski, rahva sekka. Et on olnud huvitav avastada teda ja tema elu. Ma loen vahepeal Maria Annuse meenutuse kooliajast. Et kuidas te siis kooli ajal ühel suvel käis teie kursus teil siis sinul ja Otil siin Saaremaal külas, oli nii? Ja siis ta räägib sellest nii. Ma nägin Karolit tema kodus, tema saarel. Karol on ise nagu saar, suurest kogumist natuke eemal omas elemendis. Midagi, mida silm mandrilt päikselise päevaga selgelt ja ligitõmbavalt seletab. Ja isegi kui tuuled eemale peibutavad, siis tead, et ta on nagu majakas, kindel punkt silmapiiril. Ta ise kirjutas selle. Ise kirjutas, jah? Nii liigutav, aga armas. Aga kuidas on siin kodus tagasi olla, et oled ju aastaid mandril olnud, et kas on kuidagi eriline tunne ka? Väga, ütleme niimoodi, et tõesti ma olen ju vähemalt üritanud iga suvi olla vanemate kodus mingi aja. Alati ei ole isegi õnnestunud väga pikalt olla, aga ja isegi on olnud õhus võimalusi ka, et juba varem teha Kuressaare teatris midagi. Aga alati on olnud kas mingid muud ei ole klappinud või on olnud see tunne, et ma peab nagu puhkama suvel, et ei ole nagu varem õnnestunud seda koostööd teha. Ja praegu ma mõtlen, et see tegelikult ikka nii tore on. Et selles ei ole midagi nii... Kuidagi mul vahepeal on olnud ka see, et Saaremaa ja töö nagu ei käi kokku. Et see on see koht, kuhu sa lähed nagu ja sa lülitad välja. Enamasti ma täiesti metsistun. Aga praegu ma tunnen, et see on nii kuidagi ka toitev ja värskendav on siin teiega koos Albert Uustulndi avastada. Nii, et meil on lootust, et võib-olla tuled jälle. No muidugi, kui võimalus avaneb. Lavastuses sina kehastad ka Albert Uustulndi vahepeal. Ehk siis sa kehastad, teed rolli siis nagu inimest, kes on tegelikult kunagi päriselt elanud. Et on sul nagu sageli näitlejana tulnud seda ette, et sa mängid tegelas, kes on nagu sükene päriselu tegelane? Kui ma nüüd mõtlen, siis äkki see John F. Kennedy oli üks väheseid, kes on päriselt elanud. Võib-olla on neid veel, aga mul ei tule praegu ette. Minul lihtsalt kohe, kui ma kooli lõpetasin, mul oli üks esimene roll, ma pidin mängima Konrad Mäge. Ja ma olin ikkagi mõned aastad varem näinud Viinistul, kuidas Toompere mängis seda ja väga auhinnatud roll. Ja siis ma tundsin nagu väga suurt pinget just selles osas, et see inimene on ju päriselt et ma võin nagu reaalselt valesti teha. Et kui sa nagu teed välja mõeldud tegelas, siis et pärast keegi tuleb ja ütleb, kuulge, see ei olnud üldse selline. No ma ausalt öeldes siis ma ei tunne väga suurt pinget, et ma peaksin olema täpselt nagu Albert Uustulnd oli elus. Et muidugi ma olen vaadanud tema intervjuusid ja tema nii-öelda mingid videosid, kus ta on. Aga samas ma mõtlen, esiteks ma mõtlen, et see meie tükk, ega see ei ole ka ju päris realistlikud elupildid tema elust. Ja samas... Kunstiline ja kõrgem nagu Indias tehakse.
natuke tõstetud ikkagi jah, et ja samas neid inimesi, kes väga täpselt teaksid või mäletaksid, eks ju, et milline ta siis elus oli, ei ole ka väga palju, et minu jaoks on olulisem pigem nagu tabada mingisugust tema sellist olemust võib-olla jah, sellist natuke nagu tema laulud kannavad. Eks see ka väga palju väljendab seda, milline ta võib-olla oli oma mõtetelt ja tundeelult ja elutunnetuselt. Et võib-olla see on võib-olla olulisem, kui täpselt nüüd täpselt järgi teha kedagi. Aga selles mõttes rolli loomine käib ju natuke teistmoodi, et sul ongi, sa saad, eks ole, videosid vaadata, kuulata, et meeldib sulle, et niipidi nagu rolli luua? Minu meelest on see huvitav, jah. Aga ma ütlen, et see on selline materjal, mis kuidagi toidab ja tuleb sinuga kaasa ja ei ole eesmärk omaette. Täpselt imiteerida kedagi. Jah. No eks ta vist nii kipub olema, et kui ikkagi mängid laval, eks ole, niisugust päriselt saarlast, siis teda peab ikkagi mängima inimene, kes ei ole mandrilt tulnud siia teatrisse tööle, vaid kes on ikkagi päriselt Saaremaalt ka pärit, nagu sina oled. Ja... See ei pea alati paika. Ei pea alati paika, jah. Et ma räägin ühe loo, me kunagi mängisime Vanemuise suvelavastust Obinitsas, Setomaal siis. Ja see oli setukeelne materjal. Ja mul oli stseen koos Mariann Eplikuga, kes on Muhust pärit. Niimoodi, et saarlane ja muhulane mängisid setu keeles ja siis ühel hetkel lavastaja Ain Mäeots ütles, et ja siin lõpus improviseerige midagi. Ja siis ma mäletan, et Mariann korra vaatas ja siis lõpetas stseeni. Olge hüve! Soome keeles. Et selline... Mina mäletan meie esimest proovi Tormide pojaga, mis oli esimene lugemine, me tegime seda Tallinnas ja siis lugesime ja ma arvan, me olime kuskil poole peal, kui sa lihtsalt nipsti hakkasid seda saare murdega lugema. Et varem lugesid nagu tavaliselt ja siis panid selle. Et kas see on nagu selline asi, mis tulebki jalgratta sõita, et seda ei unusta? Vist on kuidagi, jah. Et see ei ole nüüd selline, see on jälle mingisugune tunnetuse küsimus ka või. Aga samas, kui vaadata isegi Albert Uustuldi enda intervjuusid, siis mulle tundub, et ta vahel ta kui mängib sellist, vahel unustab ära, et on Saaremaalt. Ja vahel, kui tuleb asjalikum jutt, siis see natuke nagu taandub see saare selline rannamehe selline tegelaskuju. Et see on, jah, et kuidas tal endal see oli, eks ju. Et see kõik ei ole nii kivisse raiutud, et see on ka vastavalt olukorrale. Igatahes oli see väga lummav, kuidas sa seda tegid ja ma mäletan, et siis sa jõudsime nagu lõppu ja siis sa kuidagi küsisid lavastaja Tiit Palu käest, et ma ei tea, kas ei tee või sobib ikka või ja me kõik olime nagu kuulanud nii, et vau, et äge, et jah, see tuli sul väga ägedalt välja, aga Albert Uustuldiga, kui me siin nüüd otsime paralleele, siis on ka see, et tema pill oli ikkagi akordion ja on ka sinu pill, eks ole? Ma olen õppinud akordionit, jah. Aga mul ikkagi ei ole lõpuni, ma arvan, sellist muusiku soont. Et ma olen selline suveõhtu pillimees. Oma ette vaikselt, siis ma võin, aga muidu jah, ma arvan, et on musikaalsemaid tegelasi, kes laval üles astuvad. Aga muusikakoolis Saaremaal oli ka ikkagi Albert Uustuldil looming oli? Ma kogu aeg mõtlen selle peale, mul on selline tunne, et ma olen isegi temaga kohtunud või olnud vähemalt ühes ruumis. Sest et
noh, siin olid ju ka mingid lauluvõistlused ja sellised üritused, merepäevad, kus sai nagu kaasa teha, eks ju. Või lossihoovis mingid suured kontserdid, kus mulle tundub, et ilmselt ta oli ka seal. Et selles suhtes uurimistöö ei ole veel lõppenud, aga võib-olla selgub ühel päeval, et olime kusagil ka ühes ruumis koos. Sul on ka teine pill, et muusikakooli aeg õppisid kannelt ja see oli ka armas pill ja Ott Aardam ütles, et te olite ikkagi omal ajal vabariigi parim kandetuua. Mul on isegi diplom, kus me oleme Otiga, et me oleme vabariigi parim kandletuua. Jah. Ja see on huvitav, et nüüd ma mängin paremini kannelt kui tookord, kui ma seda õppisin. Ja siis paar aastat tagasi ma aastaid ei olnud mänginud kannelt. Ja siis Andre Maaker, Saaremaa poiss ka, kutsus mind Viljandis oli kitarrifestival ja siis me tegime selle lastekontserti koos. Ja see oli nii menukas, seal ma mängisin kannelt ka natukene. Et lõpuks ma imestasin, et mul on selle aasta jooksul olnud juba 4 kontserti kandlega. Et see oli nagu selline vahva kogemus ka, aga samamoodi temaga koos, kui ma oleks pidanud üksi, et nüüd on Karol Kuntseli kandekontsert, siis ma ilmselt ei oleks seda nagu teinud. Aga ühesõnaga, oled pakkumistele oodatud, et koostööpakkumistele ja esinemistele. Ja. Kuigi sõrmed lähevad kohe villi, kui jälle üle pika aja võtad kandle kätte. Et see vajab ikkagi igapäevast harjutamist, kui sa tahad, et sõrmed vastu peaksid kenasti. Ega me hakkame siin vaikselt lõpuni lähenema, aga mul on sul üks väike üllatus ka. Ma jätan su korra siia laval nüüd üksi istuma ja olen peagi tagasi. Väga põnev.
kuule. Aitäh. Luisa Lõhmus, siis ka trupi liige. Ei olnud päris võõras laul. Ei olnud jah. Täiesti ootamatu, muidugi. Väga tore. Oti käest küsisin, et kas on mõni laul, mis on sind saatnud ja ta ütles, et mingi värk sul selle lauluga on. Loodetavasti. On ja. See on suveniiri lugu. Nüüd, no ma ei tea, algselt, aga mul oli vanematel Heldur Jõgioja. Suveniiri kassett ja siis ma kuulasin seda nagu korduvalt lasteaia ajal juba. Korduvalt seda laulu, seda kassetti. Ja kui mu mälu mind ei peta, siis lasteaias oli see, et oli mingisugune nukunurk, kus olid siis, kus enamasti said tüdrukud mängida, see oli ka üks tolmuimeja. Ja siis üks oli õhtupoolik, rühmas oli vähe lapsi ja siis ma võtsin seal tolmuimeja. Ja siis ma laulsin sinna torus seda laulu ja kasvataja siis kuulis seda ja siis ma pidin seda emadepäeval laulma. Seal emadepäeva peol. Nii et see oli tõesti, jah. Huvitav, et mõni selline laul on lapsest saadik jäänud kuidagi kõrvu. Vaatame natuke ka tulevikku. Palju on minevikust räägitud, et mis sa teatris tegelikult veel tahaksid teha? Kui ma küsisin Oti käest, Ott Aardami käest siis, et mis rolle sa võiksid teha või, siis tema arvas, et see värss ikka on sul alati hästi välja tulnud ja arvas, et Shakespeare võiks see olla ja äkki siis ikkagi Hamlet ja Claudius, et võtaksid vastu selle pakkumise? Tead, minu kuidagi elu on läinud niimoodi, et mul ei olegi olnud sellist unistuste rolli. Ja ka tuleviku peale mõeldes, siis mul ei ole väga sellist, et ma tahaks seda rolli, ma tahaks väga mängida, et muidugi mängiks, kui võimalus avaneb. Et vahel on olnud aastate taga ka selliseid võib-olla, ma teeks, pettumusi, et kui sa oma peas väga midagi, mõtled välja, et kuidas midagi võiks olla ideaalselt, ja kui see ei lähe päris nii, siis on nagu võib-olla pettumus, aga kuigi mul ei ole ka võib-olla varem olnud sellist rolle väga, et ma pean seda mängima, et ma püüan olla avatud nii-öelda nendele pakkumistele või nendele võimalustele, mis elu toob ja siis, sest vahel võivad olla palju huvitavamad avastamisteed, kui ise oskad välja mõelda oma peas või kuidagi planeerida. Jah, nii ta on. Aga minu küsimused on nüüd otsas. Kas meil on äkki publiku seas, võib-olla saame natuke valgust juurde panna, on kellelgi küsimusi Karolile või mulle? Pigem Karolile. Vaikus. Kõik sai ära räägitud. Suled kribisevad. No hetke saab veel mõelda. Mul on sulle üks kingitus ka. See on nüüd teatri poolt. Aitäh. Et kuna sa siin oled kodukandis ja ikkagi tore on sul siin olnud ja et siis selline Orissaare pusa sulle ka. Aitäh! Aitäh! Aitäh teatrile! Suur tänu! Aitäh! Ja on kellelgi küsimusi? Teatri küsimust ei ole, aga niisama küsimus. Nii? Paari nädala pärast on sul küll üks etendus, aga on üks teine üritus ka. Ja. Kas sa oled nõus osalema sealt preisest? Ma selgituseks ütlen, Selgituseks on see, et Mäekla triatlon toimub ja
ujumine või rattasõit? Hea küll, teeme ära. Jah. Nii, lubadus on antud. Ma olen seda teinud kunagi. See pole esimene kord. Kas kellelgi on veel küsimusi? Või lähme sinna teatri kõrvale ja enne minema ei saa, kui pildid on tehtud? Teeme siin ühe ühispildi. Teeme siin ühe ühispildi. Võime teha muidugi. On sul fotokas? Jaa. Teeme nii pidi, et jääte mälestuseks peale ilusasti. Ei, tule ise ka. Aga kuidas me Teeme niimoodi selfie. Sa oled nii kursis nende... Aga tee ise, vaata, see nupp on... Oota, praegu on vale pidi. Nii. Kas kõik näevad ennast? Ja küll. See ei ole eriti... No me peaaegu paistame. No enam vähe. Nii. Aitäh teile, tulite. Aitäh, Karol Muntsel! Ja aitäh. Ja muidugi. Ja ma tahan teid kõiki kutsuda ikka meie etendust ka vaatama. Tulete, väga tore.